Tere päevast kõigile. Loodame, et meid on kuulda näha hästi. Vabandame, et jäime paar minutit hiljaks siin, nagu ikka, tehnilised viperused, aga nüüdseks on kõik korras ja oleme siis hea meelega valmis teile tutvustama Enefit Greeni 3. kvartali majandustulemusi, kuidas meil läks. Minu nimi on Aavo Kärmas, olen Enefit Greeni juhatuse esimees. Mina olen Veiko Reim, Enefit Greeni finantsjuht. Tere! Et kõigepealt me siis räägime, kuidas Enefit Greeni 3. kvartalis läks ja siis peale seda on kõik küsimused teretulnud ja kui täna ei jõua vastata kõikidele küsimustele või teil kallid kuulajad tekivad need küsimused hiljem, siis alati on võimalik need saata siis meie e-maili aadressil investor@enefitgreen.ee ja kõik küsimused saavad seal kindlasti kenasti vastatud. Aga läheme siis 3. kvartali tulemuste juurde. Et sissejuhatuseks võib-olla nii palju, et 21. oktoobril siis küll ei ole nüüd 3. kvartal, see on natukene hiljem, siis täitus aasta, mil Enefit Green on siis olnud börsil ja oleme ka 3. kvartalis jätkanud oma kasvulugu. Kui te mäletate, siis selle aasta juunikuus me tulime välja ka oma uuendatud strateegiaga, mis siis nägi ette senisest kiiremat ja suuremat kasvu, nii et aastaks 2026 me soovime oma tootmisvõimsusi suurendada võrreldes tänasega 4 korda ja hea meel on tõdeda, et ka 3. kvartal läks sel teel. Et hetkel on meil 3. kvartalis me siis panime nurgakivid oma 4 tuulepargile ja 3 suurele päikesepargile, mis on siis hetkel ehituses. Lisaks investeerisime siis kokku 80 miljonit eurot ja suurendasime ka oma arendusportfelli täiendavalt, mida varem ei olnud 200 megavati päikeseparkidega Eestis. Nii et oleme kenasti oma kasvutee. Et nüüd edasi minnes, et kõigepealt, mis siis meie tulemusi alati mõjutab, loomulikult on see elektri hind. Nagu siit kaardi pealt näha on, et siis elektrihinnad 3. kvartalis olid jätkuvalt kõrged kõikides riikides Läänemere ääres ja võrreldes eelmise aastaga on need kasvud olnud märkimisväärsed ja lisaks ka hinnad olid kõrgemad selle aasta 2. kvartali hindadega võrreldes. Põhjuseid ei tule siit kaugelt otsida, et jätkuvalt kõrged gaasihinnad, mis siis jõudsid tippu siin augustikuus, mis on tänaseks siis juba oluliselt alla tulnud, milliseks kujunevad elektrihinnad 4. kvartalis on täna väga keeruline öelda, et see sõltub kindlasti väga paljudest erinevatest aspektidest, ennekõike milliseks kujuneb gaasihind. Jah, me näeme täna seda, et hinnad on oluliselt alla tulnud, samas pikemaajalised futuurid järgmise aasta siin alguses on jälle kõrgemad. Samas ilmastik mängib kindlasti suurt rolli täna. Euroopas on olnud tavapärasest soojem sügis. Samas küttehooaeg on tulemas, et eks me siis vaatame, et need on asjad, mida meie mõjutada ei saa, et mida meie Enefit Greenis kindlasti teha saame ja teeme, on see, et tuua siis turule veel rohkem ja kiiremini taastuvenergia võimsused, et me selliseid suuri või kõrgeid hindu tulevikus ei peaks enam nägema. Siis teine oluline või aspekt, mis meie tulemusi mõjutab, on siis kogu regulatiivne keskkond. Siin me oleme siis välja toonud oma koduturgudel peamised regulatiivsed muudatused. Ei hakka neid kõiki siin ükshaaval ette lugema, aga nagu te näete, neid on päris palju. Olulisem määral on see kõik seotud siis just sellega, et kiirendada taastuvenergia võimsuste turutulekut, vähendada elektri hinda ja nii edasi. Aga mõned olulised märksõnad siit kindlasti tahaks välja tuua. Kõigepealt oluline teema kindlasti on siis see, mis on Euroopa Liidus kokku lepitud, et energeetikaministrid on siis kokku leppinud nõndaimetatud hinnalae kehtestamiseks 180 euro megavatt-tunni ulatuses, et tänaseks on olukord siis selline, et see peaks jõustuma 1. detsembrist sel aastal, kehtima siis järgmise aasta juuni lõpuni. Seda on võimalik pikendada aprillikuu vajaduse, kui Euroopa Liit nii otsustab, Euroopa Komisjoni otsustab, aga selle suunalised sammud selguvad siin järgmise aasta aprillikuus.
vaadata siis, millised on meie koduturgude või riikide seisukohad, siis Eesti ja Läti näiteks on teavitanud Euroopa Komisjoni sellest, et nemad ei poolda sellise hinnalae kehtestamist just sellistele ettevõtetele, ütleme siis, kelle kui nende ettevõtete elektrimüügihind on kõrgem kui 180 eurot megavatt-tunni eest ja nad selle summa investeerivad taastuvenergia võimsustesse, et sellised ettevõtted ei peaks siis seda vahet kinni maksma. Leedu pole veel ametlikult oma seisukohta teavitanud. Poola on avaldanud siis eelnõu, mille järgi siis selline hinnalae kehtestamine ei puuduta alla 1 megavati võimsusega tootmisüksusi või siis tootmisüksusi, kellel on juba siis sõlmitud nõndanimetatud contract for difference lepingud, ehk siis see kehtib kõik meie kohta ka, nii et Poola seisukoht meid mitte kuidagi ei mõjuta ja ka Soome seisukohti me praegu ei tea, aga kuna Soomes meil ei ole ka sel perioodil ühtegi tootvat elektrijaama, siis seda mõju meil ei ole. Nii et vaatame, et tegelikult riigid siis peaksid oma meetmed kinnitama hiljemalt selle aasta lõpuks, detsembri lõpuks, nii et vaatame, hoiame näppu pulsil ja jälgime, kuidas asjad liiguvad. Ja Euroopa Komisjon on veel täpsustuseks ka öelnud seda oma määrusega, et seda mehhanismi ei rakendada siis nagu nendele lepingutele, mis on madalamate hindadega 180 eurot megavatt-tunni eest, ehk siis Enefit Greenil on ka väga palju sõlmitud ju pikaajalisi elektrimüügilepinguid, mille siis ütleme megavatt-tunni hind jääb kindlasti alla 180 euro, nii et selles suhtes tunneme ennast hästi. Teine oluline asi, mis siin välja tuua Eesti koha pealt on siis see, et Riigikogu siis seadis uueks 2030. aasta eesmärgiks selle, et Eestis tulevikus kogu tarbitud elekter peaks olema siis kaetud taastuvelektri tootmisega, mis siis annab jätkavalt selle kindluse, et riik omalt poolt siis kindlasti toetab seda, et taastuvenergia võimsusi tuleks kiiresti turule ja need piirangud, mis täna kehtivad, räägime ennekõike planeerimismenetluste aegadest, et need saavad kindlasti lahendatud. Siis teine teema Eestist välja tuua, mis on ka meediast läbi käinud ja mida me ise ütlesime, puudutab siis meie Purtse tuulepargi ja päikesepargi arendust, kus siis Viru maakohus siis võttis menetlusse Eesti Ühistuenergia hagi ja siis seadis tuulepargi ehitusele siis esialgse õiguskaitse. Sellele me oleme vastanud, meie vastus on väga selge, et Enefit Green ehitab tuuleparki ja vastavalt kehtivale ehitusloale, nii et ootame ära, mis kohtuotsus nüüd selle meie avalduse osas tuleb. Hetkel see meie ehitustöid kuidagi ei sega, nii et ehitustööd on praegu pargis käimas täie hooga. Mis siis Leedus toimunud on? Leedus on siis kehtestatud erinevaid õigusakte selleks, et järgmisel aastal siis läbi viia meretuulepargi oksjon. Et me teatavasti siis Leedus riik on ise arendanud meretuulepargi alasid ja läbi viinud erinevaid uuringuid. Tänaseks on jõutud siis sinnamaale, kus oksjon kuulutatakse välja järgmisel aastal ja siis pakkumisi oodatakse või pakkumiste tegemiste tähtaeg on 1. detsember 2023 ja siis selle oksjoni võitja peaks välja kuulutatama 1. veebruaril 2024, et liikuda tempos, et 2030 võiks siis Leedus olla üks 700 megavatine tuulepark. Ja viimane asi Poolast on siis see, millest on ka palju juttu olnud juba varasemalt, et Poolas siis täna teatavasti puudus selline võimalus, et nõndanimetatud otseliini võimalus tarbija ja tootja vahel, et mille võrra siis tootja saaks võrgutasude võrra odavat elektrit tarbida, et siis täna on Poolas käinud ettevalmistused ka selle regulatsiooni muutmiseks, et ka seal tekiks nõndanimetatud otseliini võimalus. Et see oleks regulatiivsete arengute koha pealt vast praeguse hetkega kõik. Ja kolmas asi, mis meie tulemusi alati mõjutab ja mida me räägime, on siis tuul, et kuna kui suurem osa meie elektritoodangust tuleb meie tuuleparkidest, siis meie ettevõtte majandustulemused sõltuvad väga palju sellest, millised on tuuleolud. Ja kui te näete nüüd siin seda graafikut, siis selgelt on näha seda,
et kolmandas kvartalis ennekõike just Eestis mõõdetud tuulekiirus oli viimase 3 aasta madalaim ja isegi madalam kui varasemate kvartalitel, et mida nagu varasemalt näinud ei ole, ja kuna Eestis on meil 60% tuuleparkidest, siis selline madal tuul tõi kaasa ka väiksema tuuletoodangu Eestis, et Leedus oli ta ka madalam kui viimase 3 aastal, kui eelmise aastaga võrreldes peal samal tasemel, nii et ilm on see, mida me muuta ei saa. Ja kuidas me siis ise saame oma tulemust mõjutada, on siis meie elektrijaamade töökindlus, et kui me vaatame tuuleparkide töökindlusi, siis Eestis me olime pea samal tasemel nagu aasta tagasi, Leedus oluliselt peaaegu 6% madalamal, et kui on madalad tuuleolud, siis alati me kasutame seda aega selleks, et oma tuuleparke hooldada perioodiks, kui tuul peaks rohkem tulema ja Leedus me viisimegi siis 2 pargis, Šilutes ja Sudenais läbi siis suuremamahulised hooldustööd, mis siis tõid ka alla selle töökindluse, aga ei midagi sellist dramaatilist tavapärane töö. Ja koostootmisjaamad töökindlus oli meil siis Eestis 72,9%, oluliselt madalam kui aasta tagasi. Selle põhjus oli siis Iru elektrijaama 5-nädalane seisak, et Iru jaamas me siis otsustasime välja vahetada auru ülekuumendi. See oli väga suuremahuline töö, me alustasime sellega septembri alguses ja lõpetasime oktoobri keskel. Töid tehti 24/7, pea 5 nädalat jutti ja hea meel on tõdeda, et tänu meeskonna ja meie partnerite heale tööle me tegelikult saime jaama käivitada isegi pea 1,5 päeva varem algselt planeeritud, nii et sellest hetkest alates on täna Iru töötanud 100% töökindlusega, nii et suur tänu kõikidele, kes aitasid sellesse panustada. Selles mõttes tegemist oli väga olulise tööga, et just vastu kütteperioodi tagada see, et jaam on töökorras ja aitab siis tallinlasi siin Eestis soojaga varustada. Ja päikeseparkide töökindlus on tavapärasel kõrgel tasemel 99,7%. Nüüd, kui me liigume edasi oma arendusportfelliga ja räägime, kuidas meil läinud on, siis selle slaidil oleme välja toonud selle, et millised on meie tänased mahud ja mis on siis näidatud tumesinisega ja millised on siis töös olevad mahud, et hetkel on siis nagu varasemalt ka öeldud, meil töös 250 ehituses tähendab siis 258 megavatti ulatus tuule- ja päikeseparke. Lisaks soovime nii sel aastal veel täiendavat investeerimisotsusi teha 300 megavatti osas ja järgmine aasta ja pea 500 megavatti osas, nii et kokku me siis näeme, et järgmisel aastal peaks kogu meie töös tootev ja arenduses ja ehituses olev arenduste portfell olema peaaegu 1500 megavatti, mis siis näitab seda, et liigume õigel teel, et jõuda 2026. aastaks soovitud 1900 megavatini. Ja siin on siis lühike ülevaade ehitus olevatest projektidest, pikalt siin ei peatuks, ütleks ainult seda, et valdavalt kõik projektid ongi kenasti ajagraafikus, ainukene 2-kuuline nihe on siin toimunud Šilalė 2 tuulepargiga, et seal on olnud teatud mitte seisakuid, vaid tähtaegade nihkumisi võrguga liitumise osas, samuti oli seal ühel tuuliku tornidetailil teatud defektid, aga enamik tuulikuid on tänaseks juba Šilalės püsti ja tegelikult me elektritootmisega alustame juba selle aasta detsembris. Ja ülejäänud projektid liiguvad kenasti ajagraafikus, nii et kokkuvõttes võib öelda, et kui kõik need projektid valmis saavad, siis nende aastane elektritoodang on 700 gigavatt-tundi, mis on siis pea 200 000 majapidamise aastane elektritarbimine. Nii, mida me siis plaanime teha veel sel aastal ja järgmisel aastal, et siin on siis välja toodud kollasega need projektid, mis me nimetame siis lühiajaliseks arendusportfelliks ja millega me siis soovime jõuda investeerimisotsusteni. Et käime selle kiiresti läbi, et sel aastal, seda aastat ei ole palju jäänud, 1,5 kuud, soovime me teha siis investeerimisotsused 318 megavatti ulatuses veel. Suuremad projektid siin on siis Sopi-Tootsi tuulepark, siis ka Kelme tuulepark ja üks väike 3 megavatine Estonia
päikesepargi arendus, nii et täna te võite ette kujutada, et need projektid on väga hilises arendusfaasis, tegelikult hanked on läbi viidud nii ehitusele kui tuulikutele, praegu käib siis pakkumiste valideerimine, võitjaid veel me välja ei ole kuulutanud, aga see kõik saab toimuma siin veel lähima pooleteist kuu jooksul, et teha ära vajalikud investeerimisotsused. Ja järgmisel aastal on meil samamoodi plaanis terve rida investeerimisotsuseid teha. Mis siin nüüd võrreldes Q2-ga on muutunud, on see, et me oleme lisanud siia 2 suuremat projekti, Seinapalu päikesepargi ja Vändra päikesepargi koguvõimsusega siis ligi 127 megavatti, mida me varasemalt ei olnud. 10 megavatti ulatuses on vähenenud meil siin Kelme 2 maht, kuna siin vahepealsel ajal siis sai kinnitatud ka Leedus Kelme 2 keskkonnamõjude hinnang, kus siis ühe alternatiivina oli ette nähtud võimsus 90 megavatti, varasemalt me näitasime 100 megavatti. Et kokku me siis näeme seda, et täiendavalt me siis selle aasta lõpuga ja järgmise aasta jooksul soovime investeerida täiendavatesse võimsusesse 769 megavatti ulatuses, mis siis aitab meil viia siis nii töös kui arendus olevate portfellide mahu 1500 megavatini. Võib-olla üks asi, mis siin ka ära märkimist tasub võrreldes poolaasta aruandega on siis see, et varasemalt oli meil siin ka 40 megavati ulatuses Stralkovo päikesepark Poolas. Vahepealsel ajal me siis saime jaotusvõrgu ettevõttega sõlmitud võrgulepingu, mille järgi siis kahjuks võrgu väljaehitamine võtab kauem aega kui algselt planeeritud, nii et täna hiljemalt 25. aastaks peaks see võrk valmis olema, nii et tegelikult kui võtta arvesse seda, et pargi ehitamiseks kulub siin ligi 1,5 aastat, siis kindlasti saab pargi ehitamisega varem pihta hakata kui 2025. aasta, nii et see projekt on meil jätkuvalt alles, lihtsalt on ajas natukene edasi nihkunud. Ja kui vaadata meie pikka portfelli, siis pikaajaline arendusportfell on suurusjärkudes jäänud samaks, ehk siis maismaa tuuleparkide ja päikeseparkide pikaajaline portfell on jätkuvalt 1300 megavatti ja samamoodi siis meretuuleparkide portfell kokku ja 2100 megavatti. Nii et täna ka nende tuuleparkide arendus on käimas Liivi tuulepargis jätkuvalt keskkonnamõjude hinnangu erinevaid uuringuid tehakse ja Hiiu mereala tuulepargi puhul siis on läbi viidud teemaplaneering, mis peaks siis nüüd lähiajal kohe siin välja andma vastuse sellele, et millist planeerimismenetlust siis Hiiu merealas teha selleks, et sinna oleks võimalik tulevikus ka tuulikuid planeerida. Nii et kokkuvõttes oleme kenal kasvuteel ja näeme, et aastaks 2030 umbes siis meie koguvõimsus võiks ulatuda 4900 megavatini. Aga siin ma praegu lõpetaks ja annaks sõna üle siis Veikole, kes siis räägib meie tulemustest vähemalt. Ja, tere hommikut minu poolt ka. Et nagu Aavo rääkis, siis juba loodusolud ja mõningad remondid tootmismahtusid 3. kvartalis vähendasid. Elektrienergiat tootsin 189 gigavatt-tundi kokku ja soojusenergiat 84 gigavatt-tundi. Teise poole pealt siis elektrituruhinnad aitasid meie tuludele jälle teistpidi kaasa, nii et kokku meie elektriportfell teenis 205 eurot megavatt-tundi viimases kvartalis, ehk 77% rohkem kui eelmine aasta. Et kui võrrelda turuhindadega, mida mõni slaid tagasi näitas, mis on see loomulikult madalam, aga arusaadavalt osa meie portfellist oli selles kvartalis veel toetusmeetmetega kaetud, Leedus eriti, siis need said siis fikseeritud hinda selles kvartalis. Kokku majandustulemused korralikud, räägin neist kohe lähemalt, nii äritulude EBITDA kui kaaskasumi vaates ja tõesti lisaks nendele omandatud arendusprojektidele 74 megavatti Tootsi tuulepark ja 200 megavatti uusi päiksearendusi tahaks veel välja tuua 3 ja 3,1 teravatt-tunni mahus sõlmitud uusi elektrimüügilepinguid järgmiseks 10 aastaks, aga sellest räägin ka natuke lähemalt järgnevates slaididel. Nii, kui tulude kasvu vaadata, siis 23,9 miljonit kasvu, peamiselt siis elektri turuhindadest tuli meil siin seda juurde ja see toetas nii tuuleenergia kui koostootmise segmente. Arvutuslikult elektrihinnad olid kõrgemad neis mõlemais. Teise asjana tooks välja suurema pelletimüügi,
mis olime siis kolmandas kvartalis, toetas koostootmise tulusid. See küll oli nihkumine teise kvartali lõpus kolmanda algusesse, nii et kui vaadata 9 kuu tulusid, siis seal see nii-öelda mahumuudatus ei ole niivõrd suur, eks ju, et aga küll hinnamõjud on ka selles. Ja võib-olla kolmanda asjana päikse poole pealt tooks välja siis ühekordse tulu laovarude müügist. Nimelt me väljusime selle kvartali alguses nii-öelda sellest võtmed kätte väikelahenduste pakkumisest ja sellega seoses siis 3 miljonit eurot circa on päikse segmendis siis erakorralised ühekordseid tulusid, mis erilist mõju siin EBITDAle ei oma. Kui vaadata nüüd meie kulumeelset ärikasumit või EBITDAd, siis kasv 7,2 miljonit eurot 32,7 miljoni euroni. Et siin siis ongi see elektri hinna mõju kõikidest meie segmentidest kokku võetud 14,7 miljonit eurot positiivset tulemit versus eelmine aasta sama periood. Madalam tootmiskogus hoidis meid tagasi, nii et kokku need kaks mõju, siis kõrgem hind ja madalam elektrikogus 4,5 miljonit eurot miinust ja 14,7 pluss, et circa 10 miljonit toetas meie EBITDA. Kus me veidi andsime tagasi, on siis selgelt muutuvkulude osas, eks ju, oli meil kulusurveid, veidi ka püsikulude osas, eks ju, kulusurveid ja suurem pelleti müük, eks ju, 6,7 miljonit eurot ja müügitulu muudest koostootmise valdkondadest, siis samal ajal oli meil ka iru mõju võrreldes eelmise aastaga miinus 0,6 miljonit eurot sellest seisakust, nii et seal poolel siis tegelikkuses oli meil nii-öelda negatiivseid mõjureid, nii et kokku EBITDA kasv siis 7,2 miljonit eurot segmentide peale. Kui me vaatame nüüd segmendi kaupa, siis tuuleenergias, meie kõige suurem segment oli siis selline kvartal, et Leedus tootmine natukene alla eelmise aasta mahu, samal ajal hind natuke üle selle eelmise aasta mahu, nii et tulude mõttes oli see üsna selline stabiilse poolega kvartal ja põhimõtteliselt Leedu poole pealt võib-olla ära mainida väärib see, et selle kvartali jooksul me väljusime kõikidest varasematest toetusmeetmetest, asendasime need pikaajalise elektrimüügilepingutega, nii et mis olid kõrgema hinnaga ja pikema kestvusega, nii et sellega me tagame lihtsalt stabiilsema tulu pikemaks ajaks ja ka kõrgema tulu. Nii et kokkuvõttes see siis hakkab järgnevatel kvartalitel rohkem seda mõju omama. Eelmisest sellest lõppenud kolmandast kvartalis oli see mõju veel üsna väike. Samal ajal Eestis toodangu vähenemine oli päris tugev, peaaegu kolmandiku võrra, väiksem toodang 34, isegi üle kolmandiku, 4,7% ja põhimõtteliselt siis elektri hind seda toetas, nii et tulude kasv ikkagi tuli Eesti tulude arvelt, Eesti tuuleparkidest siis ja kokku siis 8,3 miljonit eurot kõrgemad tulud ja mis omakorda siis transleeris ka 4,7 miljoni võrra kõrgemaks EBITDAks meie tuuleenergia segmendis. Ja eriti tahaks veel siin välja tuua stabiilseid opereerimiskulusid. Siin meil on siiski see opereerimiskulude pool on hästi tähelepanu all, inflatsiooniline keskkond mõjutab ka opereerimiskulusid, eks ju, et siis põhimõtteliselt see 35,4 ja 34,9 tuhat eurot megavati kohta, siis siin tõenäoliselt hakkame ka järgnevatel kvartalitel nägema siis kulusurveid ülespoole, kuna indeksid seda lihtsalt näitavad. Kui me lähme koostootmise juurde, siis siin, nagu mainitud, Iru seisak vähendas tootmismahtusid. Kokkuvõttes siiski see elektri turuhinna kasv toetas tulusid piisavalt, eks ju, et kokkuvõttes oli elektriturud 5,1 miljonit eurot kõrgemad kui eelmine aasta samal ajal. Ja teiseks siis juba mainitud pelletilaev, eks ju, mis läks siin juuli alguses, siis see ka toetas pelletitulusid, nüüd kokkuvõttes meie äritulusid 9,7 miljonit eurot kõrgemad kui eelmine aasta samal ajal. Mis meil veel siit välja tuua, et EBITDA kasv 2,3 miljonit eurot, siis vaatamata selle Iru EBITDA langusele eelmise aasta sama ajaga võrrelda, eks ju, et see siis pelletist ja elektri hinnast lõppkokkuvõttest tuli. Korraks päikesesegment, meie kõige väiksem, aga kiiresti kasvav, nagu me iga kord ütleme, siis elektritoodangud olid head, päikese olud olid Eestis ja Poolas paremad kui eelmine aasta samal ajal. Toetas ka Eestis kõrgem teenitud elektrihind ja nagu näete siin vasakul all äritulude hulgas ongi siis seda päikeseteenuse äritulusid 5,4 miljonit, milles siis 3,2 oli laovarude müük, eks ju, ja EBITDAle see olulist mõju ei omanud, ent kokkuvõttes see siis nagu ühekordset tulu meile siin selles kvartalis pakkus ja EBITDA kasv 0,8 miljonit eurot oli siis tootvatest varadest peamiselt.
Nii, kui vaatame kord, mis see siis kokku joone alla jätab, eks, et 22,9 miljonit eurot, siis puhaskasum oli siis 50% kõrgem kui eelmine aasta, et tugev kvartal, 9 eurosenti siis aktsia kohta ja põhimõtteliselt, mis meil siin veel mainimata on, et finantskulud vähenesid, tulumaksukulu vähenes, et see natuke veel toetas juurde ja kokkuvõttes need tootlused, mis me siin täna teenime oma kapitalilt ja siis investeeritud kapitalilt kokku, et 16,8 ja 15,1% vastavalt on ikkagi tugevad, et selle üle meil on hea meel ja eks meie see kapitali juhtimine järgnevates kvartalites saab ka olulisemaks, kuna investeeringud kasvavad ja see tuleb siis ka valdavalt laenu arvelt lisaks ise teenitud rahale. Nagu mainitud, investeeritud on viimane kvartal meil 79,7 miljonit eurot. See muidugi juba tugev äritegevuse rahavoog aitab seda ka rahastada, et 31,3 miljonit eurot, mis me teenisime, see viimane kvartal oli 30% rohkem kui eelmine aasta. Nii et see nagu toetas seda investeeringute poolt lisaks ja valdavalt on siis investeeringud tehtud tuuleparkidesse 67,4 miljonit eurot, aga ka 11,7 miljonit eurot, mis me investeerisime siis juba ehituses ja uute päikesearendustesse, siis see on ka tuntav selles kvartalis olnud. Tootsi tuulepargi omandamine 26,9 miljonit eurot sai välja kommunikeeritud, Šileale 2 akmene ja Tolpanuara kombineerituna meie ehituses olevad tuulepargid olid ka olulises mahus ja tegelikult igasse ehituses olevasse parki läks sinna ikkagi neid miljoneid eurosid. Kui kapitalistruktuuri peale korra pilku heita, siis selgelt meie laenutase on kasvamas. Siis võtsime selles kvartalis kasutusele kõik oma pikaajalised investeerimislaenud, nii et kvartali lõpuks oli pangalaenude saldo 274 miljonit eurot, 9 miljonit eurot ja netovõlg EBITDA, mis on meie peamine selline finantspoliitiline sihtarve, 0,7 korda, siis see on jätkuvalt annab võimalust kasvada järgnevatel kvartalitel ja aastatel veel tugevalt, normaliseerida kapitalistruktuuri ja võib-olla siin veel välja tuua see keskmise efektiivse intressimäära kasv, et see kasvas meie siis kvartaliga 1,3% pealt 1,96% peale. Võiks arvata, et see kasv on kiirem, aga kuna meil 60% oma laenuportfellist on kvartali lõpu seisuga fikseeritud määraga, siis see tegelikult hoidis seda kasvu kontrolli all ja selle tehinguga, mis me siin märtsis-aprillis tegime, oleme tänini väga rahul. Nii, rääkisin paari sõnaga sellest müüdud elektrilepingutest. Et siin on meie siis riskimaanduse ülevaade. Meil on kokku järgnevaks 10 aastaks müüdud ette peaaegu 10 teravatt-tundi elektrit. Kui mõelda, et mis see Enefit Greeni toodang täna on 1,2 teravatt-tundi. Nii et meil on väga oluline hulk toodangust, mis me siin graafikul näitame siin tumerohelisega ja tumesinisega ja natuke halli veel juurde need, mis on tegemata investeerimisotsused. Meil on selle vastu sõlmitud juba selle kollasega näidatud väga oluline osa neid elektrimüügilepinguid. Mis on võrreldes teise kvartaliga muutunud, siis need sinised klotsid, mis olid siis Leedu selle toetusskeemi all olnud nagu riskimaandus, meetmed nii-öelda, siis need on asendunud siis kollaste klotsidega siin järgnevatel aastatel 23-26. Ja 3 teravatt-tundi lepinguid, mis me siin viimase kvartali jooksul sõlmisime, siis selgelt elektrihinnad on olnud kõrgemad, on võimaldanud meil neid riske maandada veel pikemaajaliselt, veel kõrgemate hindadega, nii et kui me tehingud siin viimases kvartalis olid siin keskmise hinnaga 124 eurot megavatt-tundi, siis pikaajaliselt siis tegelikult meie portfelli keskmine järgmiseks 4 aastaks on siis umbes 70 eurot ja sealt edasi on 75 eurot, nii et kokku 72-73 eurot megavatt-tund on meie see portfelli keskmine hind täna. Nii, aga ma arvan, et ongi kõik, mis minu poolt oli öeldud ja annan Aavole tagasi lõppsõnaks. Ja, aitäh Veiko. Nii et kuidas me siis selle kvartali kokku võtame? Et ma arvan, tegemist oli kindlasti tugeva kvartaliga, mida näitavad ka siis meie äritulemused. Hea meil on tõdeda, et jätkuvalt liikusime edasi oma arendusprojektidega, mis siis peaks tagama meile selle pikaajalise kasvu ja edukuse ja mis meie tulemusi siis
negatiivsemalt mõjutasid, sellest oli siin korduvalt juttu juba, et tavapärasest oluliselt madalamad tuuleolud ja Iru pikk remondiseisak, aga hea meel on tõdeda, et see remont on nüüd läbi, jaam töötab ja loodame, et 4. kvartal tuleb ka siis tuuline, nii et oleme optimistid ja liigume oma plaanidega kenasti edasi ja loomulikult tahan siin tänada kõiki 60 000 investorit, kes on jätkuvalt meiega koos seal teekonnal ja kogu Enefit Greeni tiimi, nii et tubli töö ja liigume ikka edasi. Nii, sellega on siis meie esitlusosa lõppenud ja me näeme, et on tulnud ka mõned küsimused meil siia, nii et julgustan kõiki küsima, aga võtame need otsast siis ette, et esimene küsimus, et kas perspektiivis on plaanis ka mingite energiasalvestuse variantide arendus? Et lühike vastus on jah, on. Et me juba täna oma arendusprojektidel, päikeseprojektidel näiteks näeme ette ka võimalust panna päikeseparkide juurde salvesteid, nagu varasemalt öelnud, et meie fookus on teha nõndanimetatud hübriidparke, kus siis erinevad tootmisseadmed, olgu selleks siis tuulikud või päikesepark või siis akupangad, salvestid kasutavad siis sama liitumisvõimsust, nii et kindlasti salvestustehnoloogia on tulevik, milleks tuleb täna valmistuda ja ma räägin siin suuremahulist salvestamisest. Teine küsimus, kuidas on muutunud investeeringute maksumus megavati kohta võrreldes näiteks aastataguse ajaga? Ja, et vahepealsel ajal suuri investeerimisotsuseid siin tehtud ei ole, nagu ma ütlesin, et selle aasta siin detsembrikuus plaanime teha 318 megavati osas investeerimisotsuseid. Seal on 2 või 3 suurt tuuleparki. Esialgsed hanketulemused on käes. Täna võitjad veel välja selgitatud ei ole, aga selge on see, et see kõik, mis siin kahetsusväärse Ukraina sõja tingimustes toimub ja on mõjutanud kindlasti ka siis ütleme investeeringute maksumust. Et täpselt numbrit on siin täna keeruline välja öelda, aga ma arvan, et tuuleparkide puhul me võime rääkida siin suurusjärgus kuskil 10% pluss miinus. Päikeseparkide puhul vastupidi, me oleme näinud seda, et logistikahinnad võrreldes aastatagusega on pea 3/4 75% võrra alla tulnud, samamoodi on alumiiniumi hinnad alla tulnud, nii et seal on näha ka hoopis teistsugust trendi, nii et eks teistpidi on ka kõrgemad elektrihinnad natukene võib-olla toetamas seda, et investeeringukulud võivad mõnevõrra suureneda. Siis jutust tuli välja pelleti müük. Lätis on Enefit Green pelleti alus koos maksudega 450 €, Eestis võrdväärne pellet parima pakkumisena 540 €. Kas poleks huvi ka Eesti turul pelleteid pakkuda? Ma räägin paari sõnaga pelletimüügist, et valdav osa Enefit Greeni pelletimüügist läheb tegelikult pikaajaliste fikseeritud lepingutega ka Lätist ja Eestist ja regioonist välja, eks ju, et pigem suundadega Taani ja Ühendkuningriigid, et me tõesti müüme natukene lokaalselt väikepakis pelletit, mis on seal Brootseni regioonis Lääne-Lätis, eks ju, et me näeme, et seal see logistika osakaal on päris oluline, et seda nagu efektiivselt teha, nii et meil on väga hea meel, et see on hakanud kasvama, hetkel meil Eestis plaani müüa ei ole, aga selgelt tulevikus meil see väike paki just arendus seal Lätis lokaalselt, seal me näeme potentsiaali, et kui pelletiküte üha areneb regioonis, et siis mida lähemalt sellest kohalikust puidust see pellet jõuab tarbijani, seda parem. Nii, kas 23. aasta elektri hind on lukus pea kogu oodatava toodangu kohta? Riskimaandamise slaid on sellele viidatud. Jaa, siin on küsimus väga korrektne, kuid vaadata nüüd seda 2023. aasta seda klotsi, siis eeldatav toodang on 1,5 teravatt-tundi, lukus on sellest siis natuke üle 1 teravatt-tunni, ehk circa 67%, seda näete selle kollase ja sinises klotsis. Me oleme sinna peale joonistanud selle nii-öelda FIP-i
tühjakasti, see 473, see on see Eesti toetusmeetmete all olev toodang, mis tegelikult saab turuhinda. Nii et jah, sinna saab nagu fikseeritud hulga juurde, aga tegelikult see on turuhinnal lahti, nii et meil on 67% siis lukus ja kui seal väga detailselt vaadata sellest meie aruandest, siis on üks tabel, kus tuleb ka välja, et see on 86,9 eurot megavatt-tund meil siis lukustatud. Et kõikide nende PPA-de hind siis 23. aastaks, et see on siis tänane seis. Nii. Millal on plaanis uus raha kaasamise voor? Kas riik on endiselt valmis vähendama enda osakaalu Enefit Greenis? Et vastus on see, et keeruline vastata, et õigemini kaasamise vooru tähendavalt pole otsustatud, mida riik plaanib, või ütleme see õigemini olgu täpselt Eesti Energia, on ju meie suurim aktsionär, et oma osaga teha, kas seda veel täiendavalt vähendada või mitte, et ei oska täna kommenteerida. Oleme näinud, et meedias ka on läbi käinud, et rahandusminister on vastava küsimuse esitanud Eesti Energiale, et milline Eesti Energia seisukoht ja täna me ei oska seda mitte kuidagi kommenteerida. Ma lihtsalt lisaks selle juurde, et meie äriplaan, see neljakordne kasv aastaks 2026 siiski baseerub eeldusel, et meil täiendavat raha sinna vaja ei ole, et see tuleb oma teenitava raha ja selle täiendava laenuvõimekuse kasutamise ära. Tere, tervist. 106 miljonit laenu tagasimakse järgmisel aastal. Kuidas see mõjutab järgmise aasta üldist pilti? Jah, et tõenäoliselt tuleb refinantseerida on vastus, eks ju, et kuna me oleme üsna aktiivses investeerimistsüklis, siis ma arvan, meie vaade sellele on see, et me lähme seda teed, et tõenäoliselt refinantseerime selle pikema aja peale. Kõnelused meil üldiselt pankadega on pidevad ja täna ka räägime selle teemadel, aga nendest asjadest saab rääkida siis, kui midagi on kokku lepitud. Et kokkuvõttes see väga suurt osa meie sellest plaanist ei moodusta, kuna investeerimiskavad on jätkuvalt hästi suured järgnevateks aastateks. Nii, tundub praegu rohkem küsimusi meil ei olegi. No siis ei ole. Aga nagu ma alguses ütlesin ka, et kui teil küsimusi peaks hiljem tekkima, üks tuli. Kas täna võib olla suht kindel, et hinnapiirang 180 eurot megavatt-tundi Enefit Greeni ei mõjuta, kuna lubatakse kogu ülejääk investeerida? Ma ütlen, et see oli Eesti-Läti nagu riikide seisukoht, mille nad on edastanud siis Euroopa Komisjoni, ja täienduseks või veel korra, et selle aasta lõpuks siis riigid peavad kinnitama need meetmed selle osas, et millised need täpselt olema saavad, ei oska öelda, aga nagu Veiko siin ütles ka, et meil on suur osa juba ütleme elektrihindadest, elektrihinnad fikseeritud pikaajaliste lepingutega ja mille siis ütleme hind on oluliselt madalam kui see 180 eurot megavatt-tunni eest. No selge, nii et suur aitäh, et leidsid aega meiega täna siin kohtuda ja küsimusi küsida ja loomulikult investor@enefitgreen.ee ootab teie küsimusi nii täna, homme kui ka ülehomme ja meelega vastame neile. Suur aitäh ja kena päeva jätku. Suur tänu, kena päeva.